Porrulauk ehk porru, ladina keeles allium porrum. Porrulauku kasutasid toiduks juba muised egiptlased ja kreeklased. Porrulauk on tõenäoliselt Vahemeremaade idaosast pärit kultuurtaim. Külmaõrnuse tõttu kasvatatakse teda tavaliselt 1-aastasena, Lääne-Euroopas aga ka 2-aastasena. Tal on pikad silinderid sibulad ja söödavad mahlased lehe alumised osad. Porrulauku tunti juba antiikajal ja on mitmel korral mainitud piiblis. Suurbritannias Walesis on porrulaugust saanud rahvuslik köögivili. St. Davidi päeval 1. märtsil kantakse porrut nähtaval kohal. See komme pärineb aastal 640 toimunud lahingust, kus püha David soovitas waleslastel kanda tükikest porrut oma kiivri küljes, et end saksidest lahinguväljal eristada. Porrulaugu eriti väärtuslik ja maitsev osa on lehetuppedest moodustuv õrnakoeline vars koos selle sibulaga. Tarvitatakse ka noori rohelisi lehti. Porrulauk ei ole eriti vitamiinirikas, kuid sisaldab rohkesti kõiki vajalikke mineraalaineid. Toitumise seisukohast on märkimisväärne väävlit sisaldavate eeterlike õlide rohkus, mille tõttu on tal seedimist soodustav ja söögiisu tekitav toime. Porrulaugu väljakaevamiseks läheb meil vaja aiaharki. Kui porru on mulla seest kätte saadud, siis vajame teravat nuga, et teda säilitamiseks või kasutamiseks ette valmistada. Tänane ilm sobib üldse köögivilja koristamiseks väga hästi, sellepärast et see peab olema kuivaga koristatud kogu köögivili. Et kuna te nägite juba missuguse juurespüduga see taim on, siis ta tuleb lihtsalt välja kaevata, abistada siis kas siis hanguga või aiahargiga. Nii, aga seda tööd tuleb ettevaatlikult teha, sest muidu võime me vigastada seda osa, mida me tahame säilitada keldris. Ja siin on nüüd teine moment, et porrulauk taimena kannatab, või talle isegi vahest meeldib, et ühte istutusauku pannakse mitu taime, siis kui need taimed on väikesed noored. Eesmärk on see, et me saaksime siin siis suve keskel juba korraliku saagi, kui me tahame seda porrulauku tarbida. Ja näete, siin on päris hästi koos kasvanud, et veel paremini kui see, mis seal üksi oli kasvanud, et ei või nuriseda. Nii, ja siin ka võtame need sellised lehed ära, mis ei ole vajalikud. Nii, aga lõikame jälle sibula, lõikame siis tagasi selle juurestiku ja siin ka võtame tagasi. Siin on veel üks selline erisus kevadiste taimede ja sügiseste taimede vahel, et kevadel, kui te istutate porrulauku, siis porrulauk löödatakse ka tagasi lehtede osas 1/3 ja need lehed võivad ära kasutada toiduks, nagu sibulalehed. Aga siin loomulikult keegi ei taha neid enam toiduks tarbida, sest need on kõik sellised tugevad kõvad ja see ei ole enam ei ole meeldiv, ei ole soovitatav kasutada toiduks. Siin on siis sellised toidud. Siin on natukene paha veel see, et on siiski suhteliselt märg, et see söödav osa saab siin mullaga kokku, aga see muld kuivab ära ja siis saab ilusti enne tarvitamist puhtaks pesta. Ja pesta siis tuleb ka hoolega, et siia kuhugi mulda vahele ei jää, ei hakka hammaste vahel lõbisema. Kui me koristame märjaga, siis jääb näete siia lehtede vahele, jääb vesi ja kui see vesi jääb siia vahele, kui me paneme selle hoidlasse säilitamiseks, siis ta ei taha eriti hästi säilida. See käib kõikide kohta. Nii, ja siis alati sellised kapsapead ja siis porrulauk, et on kasulik teised pidi keerata, et see veekene siin välja tuleb. Tee nendest on minu